Tere, kallis kuulaja, mul on südamest hea meel, et oled meiega taas kord tagasi ja nagu näete, meil seal ekraanil siis paistavad juba Jesper ja Mari. Tere, Jesper ja Mari! Tšau, Kristi! Tšau kõigile kuulajatele, vaatajatele! Ja mul on väga hea meel, et tänapäeval on digiajastu ja mida see tähendab, et nemad saavad olla meiega otse Hiiumaa metsade mändide loodusrüpe vahelt, nii et seega me tegime salvestuse Jesperi ja Mariga just siis sellepärast, et tuua siiski see väärtus teieni. Aga hakkame siis pihta. Me siis räägime täna sellisest asjast, mis oli ka intros tegelikult justkui välja toodud, tutvustavas videos välja toodud, et milline on siis tõesti see koosloomine, et see on siis see tänane meie fookus, sest olgem ausad, väga paljude suhete kari tulebki sealt, et ei ole seda koosloomist, et mõlemad hakkavad kas eraldi looma, siis seda ühisloomingut ei tekigi. Et täna on siis see selline suurem mõte. Nii et annan nüüd siis, ütlemegi niimoodi lava teile, rääkige, kuidas sai alguse teie koos loomine ja kas see on alati niimoodi olnud? No ma olen sõna siis Marile. Ma tegelikult arvan, et kui sa saad nagu suhtest üks hetk aru, et kes see selline looja või mõnes mõttes nagu selle suhte vedaja on ja kui sa sellega nagu lepid ja sa ise ka naudid seda, et siis on see suhe saab minna nagu ühes suunas. Et kui on kaks tükki, kes veavad erinevas suunas, siis tegelikult kumbki liigu edasi. Et mina arvan, et ma mingi hetk, me oleme nüüd koos olnud 11 aastat, mingi hetk sain aru, et Jesper on hästi tegelikult liikuv, ta on veevalaja, tal on vaja kogu aeg midagi luua. Ja mina olen kaljukits, kes tahaks mõnes mõttes ühel paigal olla ja muidugi üles minna. Aga ma ühel hetkel sain aru, et minu armastus Jesperi vastu on nii suur ja tegelikult minu austus selle julguse eest, mida sa teed niimoodi edasi liikudes, on ka väga suur. Ma tõesti väga naudin tegelikult seda elu, mis Jesper lubab meil elada, et me kogu aeg nagu muutume ja mina koos temaga saan ka elada mitut erinevat elu. Et me ei ole tegelikult, ma arvan, et kui ma suhte jooksul, kes me 2 aastat ühes kohas oleme olnud. Ega vist üle 2 aasta nagu ei ole kuskil paigal püsinud. Aga ma arvan, et Maril oli väga õige see, mis ta rääkis, et mis mul jäi see sõna meelde just julgus usaldada, et ma arvan, minu puhul on Mari kohta nagu sama asi, et me julgeme nagu üksteist usaldada juba oma tegemistes, et tihtipeale, mis paaride puhul, miks tekivad ka palju probleemid on, et sellest niisugust edukusest tekib nagu mingi võistlus. Et kumb nüüd on edukam ja kumb on rohkem pildis ja kumb on sotsiaalmeedias rohkem ja kumb on see ja see ja see ja siis kuigi seda ei tunnistada, aga sellest saab niisugune ja siis on üks kade teise edu peale ja nii edasi ja nii edasi. Aga need paarid, kes mõlemad on sellised tegelevad nende asjadega, mis talle meeldivad ja on ka edukad selles ja nad on nagu leppinud sellega ja need on võistlema vahel, et meil endal on väga palju tuttavaid ja väga kihvte paare sellised, kes tegelevad isegi näiteks meelelahutus ühel ja samal alal. Mõlemad on edukad, aga mõlemad nagu oskavad hoida üksteist. Et siis nagu need asjad sünnivad ja et see julgus usaldada teise loomingut ja loomeprotsessi, et kuidas tema maailma näeb, et mitte nagu väga oma nina toppida kogu aeg sinna kõrvale või sinna sisse. Ja mis on nagu teine asi ka see, et mis on nagu vahest sajab metsikult närvi, aga see, et me ei ole ühesugused. Et öeldakse küll või räägitakse kuidagi, et terve elu peab otsima oma seda teist poolt, kes on sinu see hinge sugulane ja ma ei tea, mis kõik peab olema samamoodi ja tegelikult ma arvan, et meie nii väga nagu sellesse ei usu, et tegelikult ongi tegelikult need ühised jooned, mis meil on, need loovad on ju armastuse meie vahel, aga need, mis on erinevused või need loovad kire. Et see on nagu üliäge, et Mari joonistab, Mari tegeleb rahuliku loominguga ja siis mina olen selline kuidagi
pauh ja püh ja seda ja siuke kuidagi nagu siuke odav ots ja Mari on siis siukene, mis pehmendab kõike ja sealt tekibki võib-olla see ing ja yang ja siukene ühisloomine ja siukene kooslus on ju, et kahe erinevus nagu rikastab, ma ütleks, mis meie puhul võib-olla on see asi. Minu meelest võib-olla see ka, et nagu mõnes mõttes julgus naistel tänapäeval ollagi see pehmem pool, et ma võiks hakata mingitel hetkedel vastu et mina tahan siin luua ja mina enam siit kuskile ei liigu ja ma olen lihtsalt siin, et ma olen võtnudki selle positsiooni, et ma olengi naine ja ma tegelen rohkem lastega ja ma luban nagu Esperil lihtsalt seda meie pere nagu juhtida. Et ma ei hakka nagu lihtsalt oma mingit hirmsasti oma joont ajama, et mina ei taha seda või taha toda, et ma nagu olen nii avatud ja nii usaldan Esperit. Et väga palju vist metsa me ei ole nagu keeranud selle usalduse pealt. Ainult, et metsa oleme jõudnud. Metsa ja ühe korra oleme paal lennukist maha jäänud, aga muidu nagu vist on läinud enam vähem. No nii, võt. Võib-olla teate, kuulan ja siis teab, mul endal tuleb ka hinge lootus, sest mina olen oma elukaaslasega ka nagu öö ja päev. Et mina olen nagu siis Esper ja elukaaslane mul rahulikum poole ja ka ma täiesti julgen öelda, et erinevus selles mõttes rikastab. Ja mulle väga meeldis, kus sa ütlesid seda, et kus on see nii-öelda see ühisosa, nii-öelda siis see armastuse pool, on see nii-öelda, mis mõlemale meeldib ja kust tuleb see kirg. Et tegelikult väga tihti, ma ausalt öelda, mõtlen nüüd tagantjärgi, ongi see, et kirg kaob ära. Aga ma arvangi, et tõesti praegu sinu juttu kuulates need erinevused ja aksepteerida teise erinevust ja näha seda sellise kirka kõrvalvärvina ja võimalusena ongi see, mis loob seda nii-öelda sellist nii-öelda terviklikkust sinna ümber või selliseid nii-öelda uusi avastusi ja seda põnevust. Mina arvan, et meie puhul on see ka oluline, et anda üksteisele vabadus. Et kuigi me liigume koos, siis me ikkagi mõlemad ajame täiesti oma asja. Et me nagu sa ütlesidki, et me oleme see erinevus ja sa aksepteerid seda, et teine ongi erinev ja sa tead, mis on tema vajadused ja sa nagu näedki selle nimel ka nagu ise tegutsed, et ta saaks, tema vajadused oleks ka kaetud nagu selles mõttes. Ja see on tegelikult niisugune hästi enesekeskne enda siukse mõnu tagaajamine tegelikult, et ma lasen nagu Maril tegeleda nende asjadega, mis tema tahab kasvada, areneda, tema laseb nagu mul nendega tegeleda, sest et läbi selle on ta ka minu jaoks huvitav, on ju. Et kui me rääkisime sellest kirest ja kõigest sellest, on ju, et kui Mari saab rahulikult oma asjadega tegeleda ja tuleb jälle räägib mingit uuest asjast, mingist, et siis on nagu kuigi me oleme 11 aastat koos olnud, meil on nagu põnev veel, on ju. 11 kuulata, et ei ole jälle, kurat, see on sama jutt, mida 5 aastat jälle rääkinud mulle on. Et see nagu on niisugune, ikka enesekasu on sees, et mul oleks huvitav naine. Sa lükata eemale kogu aeg, on ju, et ta tuleks tagasi huvitavamana. Et see on niisugune hästi nagu julgus usaldada, mis me ütlesime vast ka. Ma küsiksin, kust kohast tuleb see julgus usaldada, sest olgem jälle ausad, meil on ümberringi ikkagi märgata ka selliseid suhteid, kus seda julgust usaldada ei ole. Ega see enda ego tuleb tegelikult vahele. Kus kohast teie leidsite selle sisemise ressursi või on ta seal olnud või on see olnud mingisugune töö selle nimel, et see usaldus üksteise vastu tekiks ja see, et ma olen valmis teist aksepteerima, mitte nii-öelda näiteks ütlemagi, näed, sa oled nii erinev, me ei sobi kokku ja ongi loobumine. Et kust te leidsite selle usaldamise võlu enda seest? No, ega see ei ole nüüd 100% ka niimoodi, et meil on kogu aeg ka vahepeal ajab ikkagi hullult närvi ka ja vahest mõtled, issand jumal, et kuidas ma saan üldse koos olla siukse inimesega. Et see ikka jookseb ka, see on jumala normaalne. Et see peabki nii olema, et ei olegi siukene läila manna puder kogu aeg, et lilled ja ilvikad on ju, et aga see on ikka aastate pikkune, ma arvan, kuidagi arusaamine nagu, et enam-vähem sa tead nii-öelda seda protsessi, et no nii, kui nüüd näiteks Mariga toimub see, mis enam-vähem järgmisena tuleb ja sa tead seda, on ju, ja sa tead, et lõpuks on ikka kõik korras. Et ei tasu nagu kohe ärevusest ja mingist asjadest hakata nagu taldrikuid loopima, on ju, et see tegib, ma arvan, ja lihtsalt aastatega kogemus ja koos kasvamine ka inimesena on ju, et kindlasti ma ei ole see mees, kes ma olin 10 aastat tagasi ja ma ei usu, et ka Mari on siis oma naine, kes ta oli 10 aastat tagasi on ju, et
et ma ei usu, et Mari tahaks olla koos sellega, kes mina olin 10 aastat tagasi, on ju, praegusele oma hetkel, sest et ta on ikkagi nii palju veest ära läinud vaimses arengus. Et see ongi siuke jah, läbi aja lihtsalt usalduse kasvamine. Ja mul tundub ka, et sa räägid tegelikult turvatundest, et sa ütlesid, et teine pool on etteaimatav, et sa tegelikult tead, kui ta on selline, siis tõenäoliselt siis juhtub nii ja siis tulemus on ikka okei, eks? Et tegelikult see selline sisemine turvatunne. Tead sa, ma nii väga seda turvatundeks ei nimetaks, ma ei tahakski, et mul oleks kogu aeg 100% turvaline. Et natuke peab ikkagi siuke suhtesse jääma see väikene protsent sisse, et kui ma ikkagi väga peesse midagi keeran, siis lihtsalt pannakse uks kinni ja teine läheb minema. Et see ei tohi jääda siukseks, et ongi, kõik on nagu okei. Et see hoiab nagu teravana ka ja meil on omavahel siukene kokkulepe ka, kui ikkagi teine kõrval enam ei inspireeri või ma muutun 150 kiloseks ja ikkagi ei pese ja hoolitse ennast, et siis on nagu õigus nagu öelda, kuule, davai, et võtta ennast nüüd kätte, nagu, et sa ei inspireeri ja motiveeri mind enam edasi elama. Ja ei tea, mis siis peaks juhtuma, et selline asi saaks üldse juhtuda. Küsin sellise küsimuse just sellel suunal, kuna ma ise õpin ka praegu terapeudiks, et kuidas te vahel, kui tekib neid särtsakamaid olukordi, nagu rääkisime, et lähme turvatsoonist välja, tekib elevus ja põnevus mingis situatsioonis, kuidas te tulete välja, nimetame siis seda rahvakeeli konfliktidest, et kui on mingisugune ärevam moment, kas üks või teine tuleb ütlema, et kuule, tupsukene, mingid muud märksõnad, meil läksin natsu-untsu, vaatame, mis me nüüd teha saame, et kuidas teie lähenete sellistele olukordade ära lahendamisele? Minu jaoks on hästi hea see oluline meie selle, ütleme juba pika suhte puhul, juba on pikk suhe. Et ongi see areng, mida ma näen Jesperi puhul ja see, kuidas ta oskab nagu sa ei õpi nagu psühholoogiat, aga sa tajud nagu seda suhte psühholoogiat, et kuidas, miks praegu mingid asjad juhtusid ja et kas sellest tasub kinni võtta või ei tasu või on see lihtsalt selle hetke tulemus ja olemus. Ja mind tõesti nii inspireerib seda, kuidas sa räägid nagu sellest suhte dünaamikast. Ja siis ma saan aru, et see ei ole üldse nagu isiklik praegu, et see lihtsalt ongi praegu, meie suhe on selles kohas, sõltuvalt üldjuhul välimistest tingimustest ja et me lihtsalt läheme sellest läbi. Ja, et kuna meil on ka 2 väikest last on ju 3. tulemas ja kõik muud asjad, et tihtipeale ongi nagu, et see tüli või see hetk, kus sa nagu kõik lendab vastu taevast, et tegelikult see ei nagu, seal ei ole mina seal sees, ei ole Mari sees, et tegelikult see on mingi see sündmus või mingi asi, väline asi ja ei tasu nagu igast asjast nagu kinni haarata, et võib-olla, kui sa õpid nüüd, ma saan aru, suhtepsühholoogiat ja räägid, seal paljudes kohtas räägitakse, et kogu aeg peab rääkima, kõigest peab rääkima. Et ma ei tea, kas see mingi aastatega kuidagi siuke tunne tunda, aga ma ütleks küll, et kõigest ei pea rääkima, kindlasti ei tohigi. Et tihtipeale, inimestel on jäänud kõlama nagu see, et räägi, kogu aeg räägi ja mingid hetked, kus ei sõltugi, võib-olla see ei olegi nagu sina, see lihtsalt mingi viha ja mingi muu asi. Ja siis sellel ajal hakata lahendama veel mingeid asju, see teeb 10 korda asju hullemaks, et pigem nagu suhte nõu, et olge vait natukene. Et ei ole vaja iga koha peal kogu aeg hakata süvenenult uurima, mis nüüd toimus ja ilget psühholoogiat ajama, et lihtsalt vahest on mingi magaga 15 minutit ja olge vait natukene. Ja vaadake, et tihti peale paljud asjad lahenevad ära ja on räägitud, et kunagi ei tohi vihasena magama minna ja kõik peab ära klaarima õhtul. Ma tahaks näha seda, kui õhtul kell 12, kui saad lapsi 2 tundi magama panna, siis hakkad oma suhet veel klaarima, et ma arvan, siia hakkavad uksed paukuma väga kiirelt, on ju. Et tihti peale on mingid asjad lihtsalt lahenevad iseenesest. Ma magan tavaliselt 3 päeva. Jah, vahest hea uni on ja suu natuke rohkem kinni hoida, ma arvan, sügava suhte üks saladustest, see ei tähenda, et see mingi lõplik tõde on, aga see on nagu. Ja pärast suutlikkus, kui sa oled suu kinni hoidnud, minna võib-olla siis tagasi nii-öelda justkui, ma ei tahaks seda nüüd öelda, et justkui poleks nagu midagi juhtunud, vaid et sa said aru, et see asi oli, sa lihtsalt
aktsepteerid, et see oli see situatsioon ja nagu sa ütlesid minu arust väga hästi, et see alati ei ole see, et see ongi nagu kuidagi minus või vaid see olustik, see keskkond loob selle sündmuse ja mõlemad said tegelikult aru, et me tulime sellest sündmusest koos läbi ja me ei pea tõesti nüüd hakkama jubedalt seda analüüsima alati, kui me mõlemad tegelikult saime aru. Tihtipeale ongi et kui see nüüd pomm on ära käinud ja siis mõlemad on natukene jalutamas käinud, siis tuledki vaata, ei pea isegi rääkima, siis kas või tuled ukse vahelt sisse niimoodi. Ahah, näed kohe näost ära, kõik korras, kallistad ja on see, ei pea hakkama nüüd pooletunnist süvaanalüüsi tegema, et mis nüüd juhtus ja kuidas, kes ikkagi, kelle lapsepõlves see trauma nüüd üles tuli ja et natuke lihtsamini asju võtta võib-olla. Jah, et olla lihtsalt inimene. Kui me nüüd räägime siin sellisest koosloomisest, kuidas tulevad või kuidas osalevad lapsed teie koosloomises? Sest et kui me räägime sellisest peredünaamikast, suhtedünaamikast, et siis see on ju ema, isa ja lapsed, et siis andagi nii-öelda ka võimendust võib-olla sellele koosloomisele. No ma arvan, see on koht, kus Mari saab rääkida, et Mari suudab koos lastega luua, et minu jaoks on see täielik košmaar, et mina ei suuda näiteks, et kui on vaja, no nagu Mari ütles tegelikult, et mina tunnetan nagu hästi palju asju, et mul on vaja niisugust täielikku vaikust ja seda, et siis ma näen nagu hakkan nägema seoseid asjade vahel ja mingid süsteemid ja kõik, aga mul on selle jaoks vaja nagu totaalselt rahu. Ja et ma saan nii-öelda sinna kanalisse, aga Mari on siuke, on ju nagu see ole. Lapsed, pinslid, koerad, värgid ja joonistab ja loob ja nüüd, ma tegin raamatu nüüd siin nädal aega valmis. No mitte nädal ajaga, aga jah, et ma arvan, see on nagu rohkem sinu pärusmaa. Ma arvan, et kui mina saaksin, siis ma ka looks niimoodi, ma läheks lihtsalt metsa ja joonistaks vaikuses seal ja võib-olla see looming oleks natuke teistsugune, aga ma annan lihtsalt aru, et minu eluetapp on praegu sellises kohas ja see ongi tore üks päev tagasi vaadata ja seda loomingut, mida ma olen loonud koos lastega, laste keskel, see on kindlasti hoopis teistsugune, mida ma 10 aasta pärast looma hakkan. Aga minu meelest lapsed ikkagi väga inspireerivad meid looma, et olgugi minu see looming, näiteks need raamatud, laste raamatud, see on kindlasti lastest inspireeritud. Võib-olla juba sellepärast inspireeritud, et ma loon midagi, mida ma saangi laste keskel luua. Nende jaoks on see huvitav, nemad inspireerivad mind, ma vaatan nendega koos meeletult palju laste raamatuid, et kõik see keskkond nagu soodustab seda. Aga kallis, sina lõid ju põhimõtteliselt kooli lastest inspireeritud, on ju? Et sina nagu leid koha, kus neid nagu saata. Ja ikkagi suures pildis ma leidsin koha, kuidas lastest lahti saada. Lihtsalt, võib-olla vaata ongi, me ennem rääkisime, et meie loomised on natuke erinevad, et Mari ongi siuke puhas looming ja kunst ja kõik see, et minu jaoks, mina tegelen kõikide muude asjadega oma kirjastuse juhtimisega, et seal on nagu siukest teravamat ja rohkem vaja siukest keskendumist, et ma just mõtlesin, ma ei tea, kuidas mind lapsed inspireeriks näiteks raamatupidamist tegema, et see on täielik hullu maja oleks, et kuna meie need tegemist ongi veel Mariga on erinevad, et siis praegusel hetkel just, et see on okei, et me mõlemad mõistame seda, et kumbagil on vaja seda aega, kuidas saada lühema ajaga rohkem tulemust kätte. Sest tegelikult kuulata, kui ma enne nüüd siin, kui Mari rääkis, kuulasin teda, siis mis minu arvates ongi ülitore ja mida ma ka täna ise enda õpingutes näen, ongi see kohalolu ja see koos tegutsemine ja see koos loomine lastega. Ja see tegelikult ongi see nende kõige suurem vajadus, et vanemad siis kas kord üks, kord teine, vahepeal mõlemad koos on kohal nende jaoks ja kuulavad neid ja need aktsepteerivad nende mõtetega, näiteks kui luuagi kunsti koos, et siis tõesti vanem vaatab, et vau, kui tore ja saabki üks raamat valmis selle tulemusel, et see on veel eriti tore selline kogemus. Mari, jaga kogemust võib-olla ka teistele vanematele, kuidas siis luua mingisugust teost koos lastega, sest tegelikult tagantjärgi vaadata on ju see tõeliselt kihv protsess kindlasti olnud ja ka mälestus. No ma arvan, et minu jaoks on see, et põhimõtteliselt ma inspireerin lapsi sellega, et ma olen eeskuju. Ma lihtsalt näitan, mida mina teen. Et ma loon enda jaoks keskkonna, kus ma saan joonistada
et eelmisel suvel ma joonistasin koos, Toor oli siis 2-aastane, eks ju, palju keerulisem 2-aastasega joonistada, et tekkisidki sinna plekid ja vead ja kõik asjad ja ma nagu kogu aeg julgustasin, et see on okei, et võib-olla see minu kunst on lihtsalt selliselt ja ma olengi enda jaoks loonud selle kunsti selliseks, et vead on väga head, et siis ka laps näeb, et ta õpib või ta liigub edasi, et see, et ta teeb vigu, sellest ei ole nagu mitte midagi hullu, et sealt me lähmegi edasi, järelikult me proovime vähemalt. Et ma tegelikult päris palju praegu, kui mul on Toor on 3 ja Aaron on 7, viibin üleval stuudios oma toas, joonistan, nad käivad seal mul iga kuskil 10 minuti tagant, Toor just eriti, käivad vaatamas, kuidas pilt valmib, vahepeal tahavad ka joonistada, ma olen nende jaoks kõik selle võimaluse loonud, joonistab 10-15 minutit, läheb ära, et midagi nagu peale ei suru, lihtsalt nad on alati oodatud sinna, nad võivad tulla, minuga juttu rääkida, ma olen olemas nende jaoks, aga nad teavad, et selle ajal, kui emme teeb tööd, et ma otseselt nendega mängima ei hakka või eks ju, kui kellelegi on vaja tualetti minna, muidugi ma näitan, aga üldjuhul ma nagu siis ei lähe nende soovidega kaasa, aga nad on alati valmis või neil on võimalus tulla minuga koos joonistama. Mis ongi tegelikult tähtis, et nad näevad, et sa oled neil olemas kogu aeg, kui nad vajavad sind. Ja, et see kohalolu ja just selles aspektis on tähtis. Jesper, räägi sellest kooliloost, et see on ka tegelikult ju teie lõite koos tänaseks 2 imelist last ja 3 on tulekul ja nüüd teie koos loomingust, et nemad saaksid kasvada ilusaks, targaks ja osavaks ja iseennast juhtivateks lasteks, täiskasvanuteks tulevikus, tegite neile kooli. Hiiumaal, sest kooli ei olnud, siis tuli ise ära teha. Mulle nii väga meeldis see artikli pealkiri, lugesin viimati kuskil ja jagasid artiklit, et näed, et kooli polnud ja tuli ise ära teha. No tõeliselt kihvt, et ma olen lihtsalt täiesti sõnatu. Nii et kuidas see juhtus? Kõigepealt ma parandaksin sind, et kindlasti ei ole see, et mina ja Mari tegime selle kooli, et siin taga on ikkagi väga suur kogukonna tugi ja väga tublid inimesed, kes on seda protsessi juhtinud ka väga suurelt ja ma arvangi, et ma julgen nagu öelda, et see kool sündiski tänu sellele, et siin olid õiged inimesed olemas. Tervitame õigeid inimesi ja nii et tõesti, see on tõesti väga tähtis. Õpetajaid ja kogu meie mentoreid ja kõiki teisi koole, kes meid toetasid. Et tead, seega ma ise ka ei tea, ma olen mõtelnud niimoodi, et need kutsed on tulnud päris palju, et tulge nüüd rääkima kooli loomisest. Ja kui ma peaks nüüd sinna lavale minema ja rääkima õpetajatele või kellegile tund aega, kuidas erakooli luua, siis ega ma midagi nagu ei oskakski rääkida, sest et kogu see protsess on nagu nii uskumatu olnud ja siin on nagu nii palju uskumatuid kokkusattumusi olnud ja siin on nagu nii palju asju, mida ma ei oska nagu seletada täitsa, ma ei oskagi nagu füüsilise maailma reeglite järgi seletada, et eks idee tekkis jah, detsembris eelmine aasta jõulude ajal meie vahelisest vestlusest, natuke oli vist veini ka joodud. Ja siis tundus kuidagi see nii tore kõik see olemine, me olime siin just Hiiumaal samal ajal. Ja siis me hakkasime arutama, et kui tore oleks nagu päriselt võib-olla siia jääda, aga siis tulid kohe need hirmud, aga esimene suurem oli Aaron läheb kooli, Toor läheb lasteaeda, kus me läheb pane, ja siis kuidagi tekkis nagu, et kuule, aga äkki vaataks või prooviks, et teeks siis, äkki teeme siia kuskil Hiiumaale kooli siia lähedale Kõpu poolsaarele. Ja siis me postitasin samal jõuluõhtul veel Facebooki lihtsalt siia Hiiumaa suurde gruppi, et kas on inimesi, kes oleks selle poolt või kes tahaks kaasa lüüa kogukonnast. Ja siis kuidagi unustasime palju arvuti kinni ja järgmine hommik mul oli ka meelest ära läinud enam-vähem, tead. Ja siis kui ma seda telefoni vaatasin ja neid Messengeri sõnumeid ja kogu seda Facebooki, siis ma sain aru, et see põhi ja see vajadus on olemas niimoodi, et see oli sadu ja sadu inimesi, kes ütlesid jaa muidugi. Ja kuidagi nad kõik on siia sümbioosi sattunud ja nüüd on 1. september, me tegime kooli lahti ja 5 õpilast on, meil on 1.–4. liitklass on 5 õpilast ja lasteaias on nüüd praegu 11 last ja. No tõeliselt äge, sest võibki öelda, et omavahelisest koosloomisest sai Hiiumaa kooslooming. Et see on
ülioluline see koht välja tuua, et me võime omavahel rääkida, arutada ja unistada, aga Jesper on see, kes nagu päriselt teeb asja ära. Et ma arvan, et väga palju paarid omavahel unistavad ja räägivad ja mõtlevad, aga sinu sees on see julgus, et sa lihtsalt hakkad nagu seda asja ajama. Mina hoidsin peas kinni, mõtlesin täitsa lõppmees nagu kooli tegema. Mina olin valmis selleks, et võib-olla siis, kui kuidagi, meil oli soov nagu Hiiumaale jääda, et äkki siis koduõpe või hästi suur soov oli, et Aaron saaks omavanuste lastega koos mängida. Aga see, et Jesper sellest asjast kinni võttis, seda ajama hakkas, see on ikkagi suur julgus. Ja, no eks see kui sa mõtled, kuidas need asju nagu viimased aastad tehtud või miks on need kõige suuremad asjad, mis sündinud, ongi nagu, ma nagu ennast nagu lahti muukinud, et kui need asju teha, siis tulebki hästi palju kõigile rääkida kõike, et mida sa plaanid. Kogu üle Hiiumaa ma rääkisin sellest koolist ja kõik igal pool ja siis asi oli ikka seal meil oli ikkagi see värk, et kui kooli poleks tulnud, et me oleks pidanud siis ära kolima Hiiumaalt, sest et nii palju asju sai juba lubatud ja kõik ja see tegelikult motiveerib sind hommikust õhtuni nagu selle nimel ka visualiseerima ja neid asju tegema ja nägema neid ühendusi on ju ja kõik muud asjad ka, meie kirjastused, meie Pihla inspiratsioonitalu, et minu jaoks nagu toimib see, et ma pean ennast nagu nurka suruma, et siis hakkad nagu nägema neid ühendusi ja need inimesed, kes siia tulid juurde, meie koolijuht, super inimene Margarita, kes on totaalselt erinev minust, kes on väga konkreetne, aastaid töötanud seal süsteemis, tema oskas neid asju, mida mina ei osanud, tulid meil õpetajad juurde, kes oskas neid asju, mida veel meie ei osanud ja siis kokku tuliski jälle see nii-öelda see yin ja yang, see pall on ju. Et väga palju erinevaid inimesi, aga Aivar meeletub täitsa. Ja muidugi meie mentor Aivar Aller, kes on mind aastaid juba juhendanud, kes see mees on üldse teised planeedid, ma usun, et üldse inimengi on, nii et või ajab ta lihtsalt siukest jahu kogu suust välja, aga see mees on jahu, mis küpsetab heasaia, vaata. Ma olen alati ütelnud seda, et minu jaoks nagu ülim intelligentsus on super hea huumorimeel ja kui ma vaatan nagu inimesi ka, kes mind inspireerivad viimastel aastatel, siis enamustel inimestel on alati niisugune väike muie suunurgas. Et sa kunagi ei saa aru, kas ta nüüd räägib sulle tõtt või ta ajab nagu täiesti nagu sellist umbluud. Aga Aivar on läbi aastatel tõestanud, et ikkagi selle mehe kõik lood on täppi läinud ja tema on siis, mis on võib-olla ühenduses hoidnud siis meid selle mingi suurema loojaga või mingi asjaga. Ja aitäh, Aivar, sul oli 60 eile juubel ka, nii et tervitused veel siit. Jah, et ka täpselt see julgus kaasata kogu aeg ka kõrvalt kedagi iseenda selliseks sisemise ressursi kasvatamiseks. Sest et vaata endal tihtipeale ongi ju väga palju ägedaid mõtteid peas ja nagu oligi see kooli mõte ja siis mõtled, unustasid ära, aga teistel kohe tekkisid nendest mõtetest uued head mõtted ja andsidki selle sisendi. Ja see tõid sisse sellise huvitava asja, ma olen ise ka endal coachi kaasanud varasemalt oma valikute tegemisse ja edenemisse. Et kui sa oled nurka surutud, siis sa hakkad tegutsema. Tihti on ju hoopiski nii, et kui inimene on nurka surutud, siis ta annab alla. Et kas siin selles, et mitte alla anda, kas siin oli sinu isiklik karakter või ka näiteks teie koosloomine Mariga tegelikult loob sulle selle kuidagi selle võimaluse või selle, kuidagi selle tugevuse või kuidas ma seda hästi sõnastan, et sa pigem liigud edasi, et ta on sul selja taga toeks. Ma arvan, et me nimetaks seda sellise asjaga, et mis on nagu väga paljud inimesed ei mõista seda, et ma olen elus juba võitnud. Ja paljud inimestel on samamoodi, et sa pead aru saama, et nii-öelda you have already won. Sul on kõik olemas, et ei ole vaja otsida veel, äkki on kuskil see parem või äkki on see parem, et mul on nagu nii tugev põhi seljatagune olemas, et ma võin nagu riskida mingite täiesti uskumatute projektidega, on ju. Et seal on ainult võita, et mul on nagu iga päev lihtsalt see, et mul ei ole nagu mitte midagi kaotada. Et see on niisugune oskus nagu aru saada sellest, et sa ei pea enam tõmblema, sa ei pea enam rabelema mingite asjadega, et tegelikult sul on kõik olemas ja nüüd see on kõik ainult boonus. Ja kui sa lased niimoodi õlad korraks mõnusalt ja hakkad tulistama ja sa näed neid asju, sa julged usaldada nagu headust, inimeste headust, siis tulevad need abimehed ja need teised ka appi ja
ja sind hoitakse. Ma ei tea, kes see on, mis see nimi on, aga sind hoitakse. Jah, ma olen täitsa nõus ise ka seda tundnud, et mõned asjad lihtsalt juhtuvad. Tundub, et lihtsalt juhtus, aga ega need asjad lihtsalt tegelikult ei juhtu. Ja lõpuks ma olen taibanud, et see on teinekord selline sisemine tänutunne või selline päriselt, nagu sa rääkisid, et sul on kõik asjad olemas. Tegelikult sul on sisemine tunne juba nii hea, et kõik see muu ongi tõesti, nagu sa ütlesid, boonus ehk see tänulikkuse poole. Ja tead, seal on 2 asja veel tegelikult, mida tavaliselt ei öelda. Väga super asja. Üks asi on rumalus ja teine asi on laiskus, mis on tegelikult supervoorused, mis tähendab seda, et mis mina olen nii laisk, et kui ma tahan mingeid asju teha või saada, siis ma ei viitsi kunagi teha niimoodi, nagu need on tehtud. Ma üritan alati kuidagi lihtsamini, kergemini ja mingite shortcutidega seda saavutada. Enamasti ma ka leian selle tee, sest ma lihtsalt ei viitsi seda kõike teha. Ja teine asi on rumalus, et ma tihtipeale ei tea, kuidas need asju tehakse. Et näiteks ka see kooli loomine, et oleks Aivar Allar, kes minu mentor, oleks talvel ütelnud, et tead, Esper, näed, siin on see list, et kui sa kooli tahad luua, sa pead kõik need asjad pool aastaks ära tegema, ma ütlen, et kuule, okei. Aga Aivar ütleb väga kihtilt selle kohta, et tema õpetaja oli Ülo Vooglaid ja kes Ülo Vooglaid ütles ka, et mitte kunagi ei tohi õpetaja õpilasele ette anda neid vastuseid, mida ta saab ise üles leida. Et Aivar meelega mulle ei ütelnud neid asju ja ma olen sellest tänulik. Et ma ei teadnud, mis see protsess tähendab. Nii et ei tasu liiga palju õppida ja süvena kõikidesse asjadesse. Olge lollid ja laisad, siis hakkavad väged asjad juhtuma. Et lihtsalt mine asjaga kaasa. Mari, kuidas sina siis selle hullu mõttega kaasa läksid? Ma ei tea, ma olin nagu täiesti imetluses, sellepärast, et Jesper ei hakanud lihtsalt, et teeme ühe järjekordse kooli. Tegelikult see meie soov luua sarnast mõnes mõttes nagu elustiili, nagu me ise elame, et me oleme, ma usun, et me võime öelda, me oleme vabad. Et me teeme täpselt seda, mis meid tõesti inspireerib, mida me soovime teha igapäevaselt. Et me ei tunne otseselt, et me teeme tööd, et me tahtsime ka luua kooli, et kus lapsed ei tunne, et nad teevad tööd, nad on tõesti inspireeritud ja nad on nagu vabad seal, nad saavad lihtsalt kasvada ja areneda, et see ongi Hiiumaa vaba kool, eks ju. Et see on nagu kool, lapsed on hästi heas keskkonnas, nad on looduses, nad on selles mõttes väga hoitud, et kõik need õpetajad ja õpilased on seal sellised, et kes nagu toetavad üksteist, et nad saaksid tõesti vabad olla. Et ei ole mingit ahistavaid asju. Ja ma arvan, et mis nagu üks asi, mis võiks nagu meie suhte poole peal ka võib-olla jääda kõlama siia, ongi see nagu positiivsus, et olla alati millegi poolt, mitte millegi vastu. Ja ma arvan, et meie loomised ja koos tegemised ongi see, et näiteks kooli puhul ka, ma arvan, see idee sündis, me oleme Paali saarel elanud pikemat aega ja seal me käisime seal džunglis ükses kohas nagu Green School. Inimesed võivad vaadata veebist järgi, mis on siis keset džunglit ehitatud täiesti uskumatu koht, kus lapsed õpivadki avatud klassides, bambustes, majades ja siis me nägime, mis on võimalik. Et kui äge see on ja ma arvan, et see andiski üks impulsi, et me olemegi hea poolt, me tahame ka sellist asja. Ja kui ta on niisugune positiivne, et me tahame ka seda, mitte seda, et ta on niisugune negatiivne, et me oleks vaadanud neid koole ja ütled, ma ei taha seda, et lapsel koolis oleks, ma ei taha seda. Negatiivne foon asjale see ei sünni, et pigem siis ikka, et olla millegi poolt. Ja siis me mõtlesimegi, et või proovime, on ju. Ja ma arvan, see positiivne vibe nagu, see nagu viib edasi, et näiteks kui inimesed, näiteks kirjutatakse päevikuid palju või siuksed, et ma soovitaks, et ärge kirjutage siis, kui teil nagu hästi paha on olla. Sest muidu te loete pärast seda, et oi, seda ma ei taha ja seda ma ei taha. Pigem kirjutage nendel päevadel, kus te olete hästi õnnelikud ja kõik on hästi, kirjutage siis päevikut. Ja siis lugege, et oi, ma tahan seda jälle kogeda. Et see on siis kogu aeg on positiivsus, on ju. Et julgus usaldada nagu seda headust ja positiivsust. Ja lihtne veel, mis on meie nagu pere moto, on see, et ei tohi nagu midagi kritiseerida, kui sa välja ei paku lahendust. Ehk et midagi Eesti haridus on jama, see ei tööta, koolide õpetajad ei oska, aga paku siis välja lahendus. Palun, Hiiumaa vabakool. Nüüd me võime lobiseda. Kusjuures, kui ma määratan, kui me käisime Paalil seal Green Schoolis, siis need, kes meid seal
viisid selle ekskursiooni läbi, nad ütlesid, et lapsevanemad tihtipeale tulevad siia varem juba lastele järgi ja lihtsalt seal siis nagu on, sest seal on nii põnev ka täiskasvanutel, et nad ei taha kuidagi sealt ära minna. Ja ma mõtlesin, et kui lahe ja ma nüüd tunnen, et siin Hiiumaa Vabakoolis, et lapsed tegid CD-trükki ja ma kuulen, mis neil siin tuleb ja mul on ka siuke tunne, et ma tahaks ka minna Aaroniga koos hommikul kooli ja natuke seal taga kuskil vaadata ja natuke kaasa teha, et nii tore, et selline kool on tekkinud. Praegu siin teiega istudes ma ise tunnen, kuidas ma olen üle valatud sellisest soojast inspiratsioonist ja sellest muinasjutulisest ja siis mul on nii hea meel, et te tõite välja ka, et teil nagu vahepeal on neid nagu muid päevi ka vaata. Muidu see kõik tundub nii tõesti muinasjutuline ja kaunis. Ja mida ma kuulan siit tegelikult, et te kogu aeg olete valikuid teinud enda sisemise hinge ja soovide järgi ja tegelikult ka sellepärast suuresti on võimalik jõuda sellisesse heasse kohta, et mitte sunni pärast teha valikuid, vaid et sellepärast, et sa tõesti tahad mingeid valikuid teha. Et see pigem see sõna, et mitte kogu aeg, vaid järjest rohkem. Ja tänu sellele ma arvan, ka järjest rohkem suuremad asjad on sündima hakanud, et see võtab ikka metsikult aega, aga see hakkab pisiasjadest, et kui sa hakkad usaldama, siis hakkavad sellised väikesed muutused, väiksed märgid suurtest muutustest ilmuma. Et seda, kui hakkad tähele panema ja lõpuks usaldama, siis hakkavadki juba, lumepall, ega see lihtne, midagi uut ei ole ju. Kui kerge teie jaoks selles mõttes oma sisemaailma vaadates oli jääda Hiiumaale, just arvestades, et siin on kriisid ja kõiksugu muud sellised asjad, et kas ikka raha on ja kas ettevõtlus toimub või siis tegelikult juba oligi ehitatud koos luues selline kindel seljatagune, et sa tegelikult saadki mõnusalt nüüd minna ja teha, mis iganes projekt tegelikult sul endal hingelähedane tundub. Mina arvan, et jah, meil on see võimalus, et me saame tööd mõlemad teha sellises keskkonnas, põhimõtteliselt keset metsasid, et ma ise lõin selle võimaluse enda jaoks just nüüd 9 aastat tagasi, nähes, et Jesper on veevalaja, kes kogu aeg liigub edasi ja tegelikult mulle meeldis see mõte, et sel hetkel me tundus, et ma tahaks kogu aeg reisida Jesperiga koos, ma olen leidnud lõpuks endale kõrvale kaaslase, kellel ka meeldib maailma avastada. Et tol hetkel ma tegin tööd, mis oli otseselt vaja inimestega suhelda ja kokku saada. Ja ma sain aru, et okei, ma soovin tegelikult vabadust, ma soovin teha tööd nii, et ma saan seda teha ükspuha kus. Ja ma teadlikult hakkasin selles suunas liikuma ja see ei tulnud üleöö. Tegelikult ma arvan, et aasta 1,5 ja hakkasin ma juba jõudma kuhugi. Absoluutselt see ei katnud majanduslikke vajadusi, aga kogu aeg liigud edasi. Sa tead, mis suund sul on, mis on sinu vajadus ja lõpuks sul ongi see võimalus olemas. Ma mõtlen just praegu üks päev me rääkisime ka, et tuttavad me ütlevad, no mis teil viga on ju, et teil on ju Mari teeb raamatuid, laseb nagu saekaatrist ja meil on kirjastus ja kõik Maril on oma ehtevärk, midagi tegema ei pea. See on lihtne Hiiumaa vahel on ju seletada, et juba äge maal elada. Aga siin on üks asi, mis peab meeles pidama seda, et tegelikult 9 aastat tagasi või 8 aastat tagasi tegelikult mina müüsin Tallinna bussijaamas, müüsin viinereid hommikust õhtuni leti taga on ju. Ja Mari käis oma meegikohvriga mööda Eestimaad ringi, mööda pulmasid ja üritusi ja kõike muud, et me olime täpselt samas kohas. Aga siis lihtsalt tänu selle maailma reisile me nägime, mis on võimalik tegelikult. Ja see oli täpselt see hetkel, et mitte me ei taha seda, vaid me tahame seda. Ja see on siuke sammu haaval tehtud, et puhas distsipliin ja selline süsteemsus. Aga võib-olla see ka, et reisides ma sain aru, et kui vähe ma tegelikult vajan materiaalselt ja kui palju annab minu jaoks vabadus. Et ma olen nõus nii palju ennast muutma või oma soove, et lihtsalt ma saaks seda vabadust nautida. Mul ei ole materiaalselt nii palju üldse vaja. Et tihtipeale me jääme ise ankrusse sellepärast, et me muidkui ostame ja ostame juurde. See on naljakas, et okei. Ja mõtlen seda materiaalsusega seda, et kui vabadust, et mida rohkem see tegelikult, tead, ei ole, seda rohkem hakkab lihtsalt tulema. See kõlab nii ülbelt võib-olla öeldud, aga lihtsalt, see räägivad kõik, see on universum. Ja universum, et muidugi jah, meil on väga tore ja
mõnus elu on ju, aga me elame samas ka väga lihtsat elu. Ja mina väga nagu naudime seda, ma arvan. Me ei ole nagu jah, aga kihvt on, väga kihvt on praegu. Ja tundub, et see on täpselt see, et ei pea mitte kellegagi võistlema, vaid sa lihtsalt naudidki oma protsessi, oma koosloomist, oma asja ja igasugune võistlusmoment, nagu te rääkisite varem, et see nii-öelda karjäärivõistlus oma vahel või see majanduslik naabrist parem, et see on selles mõttes teie elust nii-öelda nagu välja kirjutatud ja tegelikult loob kergust hoopiski. No selles mõttes ma ei tea, kas ma võin mõlemast rääkida, aga ma arvan, me oleme läbi teinud selle, et ega seal on ka protsess, et ilma selleta me ei oleks nagu siin, kus me praegu oleme, et väga raske on inimestele, kes ise võib-olla see protsessile läbi teinud, vaatavad nüüd meie seda vestlust ja ütlevad, et issand jumal, teil on lihtne lobiseda, on ju, et teil on kõik olemas, aga me oleme nagu selle läbi teinud ja kuidagi see teine maailm oli ägedam ja mina arvan seda, et kui sa, nii nagu alguses rääkisime, et kui sa tõesti järgid oma sisetunnet, siis tegelikult ainukene, kellega sa võistled, on iseendaga. Et teisi sa võid ainult tõsta. Et siis sul nagu see iseenda võistlus endaga on väga okei. Sa ainult lükkad ennast tagant. Ja teisi tõstes tegelikult, ma ei tea, lähed ise ka kõrgemale minu meelest, ei ole nagu vaja kuidagi alla suruda või ma ei tea, kaadrist välja lükata. Jah, siis mul tundub, et see teise tõstmine tuleb sellest, et sa oled ise ennast seest tõstnud, et sa ise ennast väärtustad ja sa tõesti oled ise endaga kontaktis hästi. Jah. Julgus usaldada headust. Tegelikult on kõik inimesed head. See on nii korduvalt läbi tulnud ja tõesti nüüd ütlekski siia sellise kommentaari, et julgus usaldada headust. Kui tihti on inimesi õpetatud hoopis sellel suunal ju, et ja sa pead igaks juhuks ikkagi kahtlustama, kas tal on ikka head kavatsused, eks, et ikka tead mingisugune asi kogu aeg on kuskil taustal. Et kas teil see julgus usaldada headust ongi tulnud sellest, et kui juhtub ka midagi negatiivset, siis sa pigem need alati positiivset ja võtad seda kuidagi sellise õppetunnina või kogemusena, et sa ei jää sinna negatiivsusesse kinni, et tõesti hakata kahtlustama kedagi või seda nii-öelda destruktiivsust sinna tekitada. See on kõik aastate pikkuse kuidagi jälgimise tulemusena see julgus tulnud, et minul on alati olnud see, et kui me kunagi alustasime sellist kasvamise teed või õppimise teed, et siis alati, kui me midagi asju kartsime teha, see on lihtne teada, alati me mõtlesin seda õpetas mulle mu korvpalliteener kunagi, et kui sa karda midagi teha, mõtle alati välja, mis on kõige hullem, kui juhtub, kui sa seda teed ja kui sul on okei sellega, siis anna minna ainult. Ja alguses ma kogu aeg iga asja puhul mõtlesin seda kõige hullema variandi peale, korraks okei, sellega on okei. Ja siis oli tegelikult niimoodi, et ma arvan läbi 10 aasta 98% seda asja ei juhtunud. Siis lõpuks saadki aru, et why, aga see on lihtsalt puhas konkreetne elukogemusena nähtud ja jälgitud on, et mis juhtub. Et seal mingit muud asja ei ole ja siis tekib see usaldus. Vaata, võib-olla see ka, et me alustasime oma kasvamisteed sellega, et me olime 3 kuud koos olnud. Me natuke teadsime juba enne seda. Me läksime maailmareisile ja me müüsime kõik maha, et me alustasime nullist. Et kui sa tunned ennast nii väga hästi, et sul ei ole mitte midagi, siis tegelikult see julguse koht, et võid uuesti kõik Tegelikult on okei, meie vahel ei muutu midagi, et ükstapuha, kus me oleme või elame, et see teadmine, et tegelikult midagi väga palju ei juhtu ja mõlemad me elame tegelikult lihtsalt elu ja oleme lihtsalt inimesed ja võib-olla aru saanud nüüd ka see, et tegelikult kõige rohkem rõõmu pakuvadki on ju lihtsad asjad on ju, nagu ma rääkisin, hea uni, hea söök, hea jook ja hea seks. Nii et nendega vist peaks okei olema ja siis ülejäänud on kõik boonus juba. Jah, et praegu meil vaikselt siin hakkab see ajake otsa saama. Et mis on need sellised viimased võib-olla mõtted, ma küsin teie käest eraldi, Mari, milline oleks selline hea mõte naiskuulajale siin kohal, et kuidas rohkem siis iseendaga kontakti saada, et iseendaga nii-öelda sellist loomist tööd teha ja olla julge ja seega tegelikult panustada ka suhte terviklikkusesse?
no mul on hästi raske niimoodi öelda nagu naistele, eks ju, sest et minu meelest me naistena oleme väga erinevas kohas, et mõnikord oledki sellises juhtpositsioonis, sa võib-olla oled üksikema, sa oled hoopis teises energias, milles mina praegu olen. Aga mina mõtlesin küll vahepeal niimoodi, et mulle tõesti meeldib olla selline, ma ei taha öelda nagu printsess, aga lihtsalt nagu mulle meeldib hästi olla naiselik ja niisuguseks nagu kuninganna positsioonil ja seda, et ma seda saan olla meie suhtes, on vaja kuningat enda kõrvale ja ma ei saa seda kuningat niimoodi, et ma ütlen Esperile, et kuule istu selg sirgelt või ma ei tea, mis iganes, eks ju. Et ma saan seda niimoodi, et ma toon välja need asjad, mis ongi minu jaoks nagu ta on minu jaoks kuningas mu kõrval. Ja kui neid asju hakkad niimoodi välja tooma ja alati ei pea neid kõiki välja ütlema iseenda jaoks, siis sa näed, kuidas see kuningas su kõrval lihtsalt kasvab ja selg läheb sirgemaks ja sirgemaks. et see on nagu minu jaoks nagu hästi hea koht, kus olla suhtes naisena. Et eks kuninganna vist nagu juhib seda pead natukene, aga mehe käes on troon. ja. Aga see on okei, et see on... Kuninganna on rääkinud, jah? Mida kuningale öelda on? Hakkamegi kutsuma üksteist. Mis mul naistele on öelda või? Ei, sina ütle meestele ja võid naistele ka öelda. Kui on soovi, aga just meeste julgustamiseks, et jällegi mehed ka julgeksid olla ja julgeksid anda teisele osapoolele, märgata teist osapoolt. No, ma ei tea, et seal on palju asju, aga lihtne ka, et tegelikult mina olen alati julgenud nagu välja öelda, et mehed on mehed ja naised on naised ja mis tundub, et see maailmas on nagu nii palju igasugust jama ja arusaamatust, inimesed ei tea, mida teha, et võib-olla ongi praegusel hetkel, mis toimub, on see, et tegelikult nagu naisi surutakse nii palju, et nad peavad olema nagu mehed ja mehi võib-olla siis veel rohkem natuke, nad peaks olema rohkem naised. Et seal on nagu konkreetne niisugune asi, et see tekitab võib-olla natukene segadust ja niisugust arusaamatust, et muidugi ka äärmuslik feminism, äärmuslik mingi machondus ja see on nagu, see ei ole ka õige. Et julgege nagu olla, jah, need, kes te olete. Ja võib-olla meestele siis, et ärge kaotage oma kirge. Et ma arvan, siis ma panen silla siia selle kuninga jutule, nagu, et igal kuningal peab ikkagi olema mingi lahing, mida võidelda, on ju, et või mingi sõjatander, mis tal on nii südamelähedane, olgu selleks siis, ma ei tea, kalapüük või olgu, ma ei tea, tikutopside kogumine või on seda töö või mingi muu asi, et igal mehel peab olema see kirg, et olete näinud küll neid kuningal midagi teha ei ole, kuningriigist läheb hulluks peast, on ju. Et hoidke seda kirge nagu ja kallid naised, et ärge muretsege, et mehed nagu päriselt käivad ka kalal. Et ei valetata ja ei peteta kogu aeg, et see kirg hoiab nagu elus sind ja siis sul on silmad säravad ja sul kuninganna on rahul ja see suur sümbioos nagu toimib, et ärge kaotage iseennast. Jah, ja nii tekibki see nii-öelda kooslooming, sellepärast mõlemad saavad nemad ise olla, üks on kuninganna, teine on kuningas. Kuninganna teab, et ta natukene ka pöörab kuninga pead, on ju, ja kuningas on sellega täiesti okei, sobib, tehaksegi sellega nalja ja nii ongi ja nii tekibki see äge koosloomine. Nii et minul oli, jah. Seda ka, et ma kuidagi nagu tundsin, et ma tahan, et tunda ennast nagu kuninganna selles suhtes. No ütleme väga piltlikult, see tundub nagu mis muidugi. No, ta nii väga piltlik ei ole ikka niimoodi teal. Ja ma seda saavutan läbi selle, et ma tõstan oma partnerit. Mitte läbi selle, et ma ajan kogu aeg nina üles ja ma tahan nüüd, ma ei tea, mida kõike. Ma tõstan oma partnerit ja läbi selle saan mina ka tõusta. Et see tegelikult, seda ei pruugi ainult mõelda nagu paarissuhete puhul, seda võib mõelda palju-palju laiemalt. Et kui me üksteist nagu tõstame, siis tegelikult ongi kõik palju parem. Ja ma arvan, et see lõppu tasuks veel öelda seda ka, et tuli välja, meie jutu käigus tuli välja ka see, nagu Jesper ütles, et keskendume pigem positiivsele, eks ju, et kui meie suhe on jätnud mulje, et meil on kõik lilleline ja liblikad, siis on tänu sellele, et me võib-olla näitame välja kõike see positiivset ja me rohkem keskendumegi sellele, et ma julgen öelda, et me oleme lihtsalt üks paar, kes koos kasvab
ja kasvada ei saagi ainult nagu kogu aeg ühes suunas, eks ju. See on okei, see lainetus on väga okei ja see, vaata ükskord isegi rääkisid meile sellest, et see on nii äge, kui mees nagu ka areneb. Mees areneb, see on nii nendest ahvist inimene saigi. jah, no vot. Väga hea, siin on hea lõpetamine. jah, siin on hea lõpetamine, aga siinkohal siis lõpetamegi ja suur tänu, et te võtsite aja, sest vaadates tõesti teie koosloomingut, kui palju seda loodud on ja kui palju see teile tegelikult tõenäoliselt tegevust pakub ka, et siis selle tõttu ma olen eriti tänulik, et te selle aja võtsite ja lõite tegelikult tohutu palju väärtust läbi selle tõeliselt kihvti vestluse minu arvates, et tuli nii palju selliseid tahkusid, oli selliseid asju kindlasti, mida meenutada ja selliseid asju, vau, aga ma ei olegi nii mõelnud. Et selliseid erinevaid nüansse tuli päris palju. Nii et suur tänu. Väga hea küsija oli. ja, no vot, istu viis. Jah, aga igatahes ma nüüd lasen teid õpingutele, keda siis ateljeesse, kunstilooma, keda siis kooliõpilasi ja koolikeskkonda siis ergutama ja turgutama. Nii et uute siis koosloomisteni ja jääme põnevusega ootama teie järgmisi koosloominguid. Nii et ma usun, et need ei jää tulemata. Ja suured tänud sulle meid külla kutsumast ja siia lõppu ma annaks ka sellise väikse üleskutse, et meil koolis ruumi on, lasteaias ruumi on, Hiiumaal ruumi on, nii et tulge vaadake, tulge külla meile ja me ootame ägedaid ja kihvti inspireerivaid inimesi siia meie kogukonda juurde, nii et ja aitäh, Kristi, et sa kutsusid meid, et nagu Jesper ütles, et talle väga palju rääkida ei meeldi, mul on nii tore vahepeal mehega rääkida ka. Yes, nii et siis on igatahes korda läinud juba kas või see tõttu. Okei, kuule aga tänud sulle. Aitäh teile ja tšau. Tšau. Tšau.